Tavaliselt mul ei ole paberit kaasas ja ma räägin peast. Aga kuna pea ei ole päris prügikast ja kõik statistika pähe ei mahu, ja ka statistikaga uueneb pidevalt, siis ma võtsin kaasa paberi, kus on hulgaliselt numbreid. Ja ma natukene räägin nendest numbritest. Nimelt Statistikaameti andmetel 25. aasta esimeses kvartalis oli Eestis 64 200 töötut, mis on viimase 12 aasta kõrgeim tase. Peamised andmed selle sama seisuga on pikaajalised töötud 16 000 inimest, see on siis aasta või kauem, töötud kuni 6 kuud 38 100 inimest. Miks ma seda rõhutan? Ma rõhutan seda sellepärast, et need ei ole sugugi asotsiaalid, nagu meil püütakse liberaalid ja reformierakondlikud liberaalid eriti püüavad ikka kogu aeg rääkida meil poetagustest ja pole midagi imestada, et lastele raha ei ole, kui raha maha juuakse ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole. Ei ole. Suurem osa nendest inimestest on normaalsed inimesed. Väga palju on üksikemasid. Väga palju on lahutatud inimesi. Väga palju on laste pärast kaklevaid inimesi, nii et lapsed kannatavad kõige selle pärast, sellepärast, et kes on see ülalpidaja, kes peab alimente maksma, kes ei pea alimente maksma ja nii edasi, nii edasi. Need igapäevased tragöödiad, mis aeg-ajalt jõuavad ka avalikkusesse, et see on väga masendav. See on väga masendav ja kui seda püüda kuidagi siin nagu neutraliseerida selle jutuga, et meil kohe majandus hakkab tõusma. Teate, mõned aastad tagasi, kui sa poliitikas piisavalt kaua oled olnud, siis paratamatult jäävad meelde sellised kampaanialikud, kuidas ma ütlen, propagandahüüatused. Mõned aastad tagasi oli siin ju kõva jutt meil sellest, kuidas kohe tuleb Tallinna-Helsingi tunnel. Ja vaat siis hakkab raha voolama selle tunneli kaudu Eestisse niimoodi, et meil pole seda raha pannagi kuskile. No seda tunnelit ei ole ja seda tunnelit ei tule. Me räägime 15 aastat juba sellest, kohe tuleb Rail Baltic. Kohe sõidame ooperisse. Üheainsa ööpäevaga sõidame ooperisse Berliini. No nüüd ei tea, kas 10 aasta pärast Iklasse saame sõita. Kuna Tallinnas ei saa kuidagi ka Estonia juurde ehitust tehtud, et võib-olla teeme siis Iklasse suure ooperiteatri. Siis hakkame ekskursioonidel käima Iklas ooperis. Niisugused kampaanialikud jutud sellest, kuidas meil, ärge muretsege, kohe. See ei maksa mitte midagi. Kui sel talvel on surnud 11 inimest külmakahjustuste tõttu, siis neid inimesi tagasi ei too. Meenutame seda veel mõned aastad tagasi, kui selles loožis keksis jalalt jalale praeguseks kogu Euroopa ja maailma naerualuseks saanud Kaja Kallas. Kuidas meil on iga inimene nii tähtis, et kõik tuleb ära süstida. Lapsed ja pensionärid ja töölkäijad ja mitte töölkäijad, kõik. Maskid ette ja süstima. Siis oli see paradiisi värava avamise niisugune võtmeasi. Algas sõda ja kadus koroona. Ei ole vaja enam kõiki ära süstida. Täna me kuulsime umbes samasuguseid jutte siin. Et kohe hakkab majandusest asi ülesmäge minema. Aga tuleme ka statistika juurde tagasi. Meil on hinnanguliselt 10 000 – 18 000 noort, kes ei õpi, tööta ega osale aktiivselt ühiskonnaelus. Paljudel nendest, kes on juba jõudnud teatud vanusesse, ei ole ka haigekassa kindlustust. See on ka üks vaesuse märk. Haigekassa kindlustust, nüüd on ta tervisekassa, vabandust, ei ole. Ja see on väga suur probleem. See on krooniliste haiguste probleem, see on nakkushaiguste probleem ja see on üldse suur probleem nende inimeste elukvaliteedi seisukohast. Nii, paluks lisaaega. Absoluutses vaesuses mullu 44 400 inimest ehk 8000 inimest rohkem kui aasta varem. Ei vasta tõele kõik need jutud sellest, et see arv väheneb. Ei vähene. 8000 inimest rohkem kui aasta varem. Aga ma tahan ühel kategoorial veel peatuda ja need on puuetega inimesed. Puuetega inimesi on Eestis, kas te teate, kui palju?
107 854 puudega inimest, see on siis 2025. aasta lõpu seisuga. See on 8% rahvastikust. See on kohutavalt suur number. See räägib jällegi sellest, et meil on tegelikult väga tõsine probleem tervisekindlustusega, arstiabi kättesaadavusega, arstiabi regionaalse kättesaadavusega. 107 854 puudega inimest. Neist 9% sügava puudega, 47% raske ja 44% keskmise puudega. Ja nende hulgas on ka väga palju lapsi. Sünnikahjustustega lapsi, kaasasündinud puudega lapsi, mitmesugustel muudel põhjustel puude saanud lapsi. Miks ma seda kõike siin nüüd loen? Ma ei jõua tegelikult kogu seda statistikat, mis on masendav. Ma loodan, et teistes kõnedes seda statistikat tuuakse veel juurde. Räägin, on see. Me oleme mitme aastakümne vältel, mis Reformierakond on olnud Eestis juhtiv erakond, valitsusi moodustav ja valitsusi juhtiv erakond, jõudnud olukorda, kus see statistika räägib suhtumisest inimestesse. Ja see suhtumine on täpselt selline, et see on kulutatav materjal. See on kulutatav materjal, mis peab ise vaatama, kuidas ta elab, kuidas ta sööb, kuidas ta endale sooja tekitab, kas tekitab sooja sellega, et hüppab ühe koha peal ja vehib kätega või on tal tõesti tubasoe. Ja kui ta sellega hakkama ei saa, siis pöördugu kohaliku omavalitsusse. Aga me teame, et kohalikud omavalitsused on ka vaesed nagu püksinööp. Neil on ülekulu oma kohaliku omavalitsuse ülalpidamisega juba nii palju, et kõiki hädalisi kogu aeg abistada ei ole lihtsalt võimalik. Ja see on jällegi suhtumise küsimus. Valitsus veeretab järjest ja järjest omavalitsustele kohustusi juurde, aga raha annab näpuotsaga või ei anna üldse või ütleb taotlege mingitest europrojektidest. See on suhtumine inimestesse, mis siin riigis on kõige masendavam. Me oleme 4 aastaga 2 miljardit kulutanud Ukraina abistamise peale. 2 miljardit. Aga oma inimeste peale võtame, kröönime kogu aeg vähemaks. Lastetoetused vähemaks, peretoetused vähemaks, transporditoetused vähemaks, maksud suuremaks. Ja siis tuleb meile Kristen Michal siia ja süündimatu näoga räägib, kuidas kõik on tegelikult kõige paremas korras ja kuidas Reformierakonna valitsuse ajal on asjad ainult paremaks läinud. Vaadake, lugupeetud Kristen Michal, ma olen kahjuks nii vana inimene, või õnneks nii vana inimene, et ma mäletan samasugust retoorikat ja suhtumist nõukogude ajast. Te ei ole põrmugi parem kui meie nõukogudeaegsed valitsejad.